Eelmine kord me rääkisime identiteedist ja ma mäletan, et selle vestluse lõpus sa mainisid vastutuse võtmist enda juures, et mida sa sellega silmas pead? Vastutus on selline asi, et mis on võib-olla esimeses mõttes seotud siis ohvri rollist lahtilaskmisega. Et inimene, kes mõtleb, et temast ei sõltu mitte midagi, et teised inimesed tehtagu, oldagu, et tal oleks nagu hästi ja kui tal on halvasti, siis see ei ole üldse midagi, mis on tema vastutus, et see on kõigi teiste vastutus. Aga noh, nagu me oleme aru saanud, et meil on väga raske tegelikult teisi inimesi mõjutada ja neid kontrolli all hoida, et siis selline nagu suhestumine eluga põhjustab väga palju stressi ja depressiooni ja pettumust. Et selline ohvrina elamine või selline, et ma ei võta vastutust mitte millegi eest, et ma ootan, et teised teeksid mulle hea elu. Ja siis ohvri rollist nagu lahtiütlemine on siis see, et kui sa võtad nagu siis täieliku vastutuse oma elu eest ja isegi ideaalis siis selleni välja, et mina olen see, kes ainuisikuliselt loob selle elu, mida ma elan. Et ma olen ainus oma elu looja kuni selleni nagu välja. Aga et noh, et kuidas siis sellest nagu aru saada, et võib-olla kellelegi see tundub selline tohutu enesekesksus või isegi nartsissism või midagi sellist, et kuidas see siis nagu, kuidas ma seda tegelikult mõtlen, et selleks ma siis tahan anda tänases selles jutuajamises siis ülevaate sellest inimese nagu olemusest või anda nagu info selle õige nagu maailma kirjelduse info. Et sa mainisid inimese olemust, et mis see siis on, mis see inimene on? No me arvame, et inimene on selline kolmedimensionaalne olend, et tal on füüsiline keha, et tal on emotsioonid ja siis tal on meel või mõtted. Aga mis on siis oluline teada, et inimene, kuigi me elame, eks ole, sellises duaalsusruumis ja tundub, et me elame nagu selle kolmedimensionaalse olendina, et siis tegelikult me oleme viiedimensionaalsed olendid. Jah, see on väga huvitav, et 5. dimensioonist räägitakse väga palju, et see on väga, väga hea, kui sa seda 5. dimensiooni või seda mida see nagu tähendab, et seda rohkem lahti räägiksid. Jah, et seda ma tahtsingi teha, et see ongi nagu see, mis on siis selle õige maailma kirjelduse point. Et räägitakse, noh, või ütleme, internetis on mingisuguseid videosid ja mingisuguseid kirjeldusi, kus räägitakse, et 5. dimensioon tuleb kohe. Et valmistuge. et see on nagu midagi sellist, mis on nagu mingi kosmiline globaalne sündmus, mis nagu juhtub väljaspoolt ja siis ühel hommikul me siin ärkame üles ja siis meil oleme 5. dimensioonis ja kõik on muutunud. Et umbes see mingi taoline kirjeldus, eks ole. Ja et see mõnikord on see seotud siis mingite ufodega ja üleüldse see on kõik väga siuke põnev lugu. Aga tegelikult alati on maa peal elanud inimesi, kes elavad 5. dimensioonis, et lihtsalt vahe nagu tavaliste inimeste, siis nagu need 5. dimensioonis elavate inimeste vahe on nagu selles, et 5. dimensioonis sa saad olla siis, kui sa oled teadvustanud oma 5-dimensionaalsust. Nii. Ja siis nüüd, kui ma rääkisin sellest 3-dimensionaalsusest, mis on siis keha, emotsioonid ja mõte, et kui sa oled teadvustanud endale võib-olla esialgu informatsioonile ja tänase selle
loengu või tänase selle minu esinemise mõte ongi see, et anda teile info selle kohta, et tegelikult on seal veel 2 kõrgemat dimensiooni, et on teadvus ja on siis mina kogemus. Ja see mina kogemus on siis nagu see kõige kõrgem, see 5. dimensioon. Ja see mina kogemus, seda võib mõnes mõttes mõista ka nagu jumalikku kogemust või jumal olemise kogemust, eks ole, et see on siis nagu emotsionaalses mõttes tähendab see siis nagu täielikus õndsuses ja rahus olemist. Ja inimesed, kes on siis saavutanud täieliku valgustatuse, näiteks nagu Gautama Buda, et siis nemad, kuigi nad jätkasid oma tegevust selles 3. dimensioonis, selles füüsilises maailmas, mille kohta me arvame, et see on ainus nagu võimalik reaalsus, nagu tavaliste inimestena olid täiesti nähtavad ja tuntavad ja elasid nagu inimesed ikka, aga neil oli see teadmine sellest, et nad on loojad või et neil on see loomispotentsiaal ja nad saavad luua just nimelt seda siin maa peal selles 3-dimensionaalses keskkonnas, duaalses keskkonnas, mida nad soovivad. Ja kuna Gautama Buda soovis seda, et inimesed, kes siis tema juurde tulid õpetust saama, saavutaksid samasuguse nagu taseme oma olekus ehk siis valgustuksid, siis ta suutis ka oma seda kogemust nii hästi edastada, et tõesti sellel ajal, kui ta õpetas, et mitukümmend inimest valgustusid lõplikult. Et nad enam ei langenud tagasi sellele sellesse 3D nagu sellesse lõksu, et on olemas selline asi nagu satori, et mis on selline, et sulle nagu näidatakse ja siis kuskil ööpäeva jooksul sa nagu lähed tagasi sellesse tavalisse sellesse 3D süsteemi. Nii, aga nüüd, et on olemas siis selliseid harjutusi või praktikaid või ka kõigepealt info näol, et kuidas siis hakata toimima nagu selle 5-dimensionaalsena, et integreerida endale see 5. dimensioon ja siis 4. dimensioon. Selles mõttes, et olla teadlik sellest, et sa lood ja sul on loomisvõime ja esialgu sa lood siis teadvuse ruumi, kus siis tekivad vormid. Et need on siis mõttevormid, emotsionaalsed vormid ja ka füüsilised vormid. Aga kui sa oled sellel mina kogemuses, siis seal ei ole duaalsus, seal on nagu see üks olemine ja ka siin 3D's tegelikult me oleme inimestena, meil on kõigil see üks enesetunnetamise kogemus või see üks mina kogemus ja sellepärast, et kui te olete lugenud mingisugust või kuulnud mingeid vaimseid asju, siis räägitakse kogu aeg seda, et me oleme üks, aga keegi nagu ei seleta täpselt, et kuidas me siis nagu üks oleme. Et me oleme üks just selles mina kogemuses. Ja nüüd, kui sa suudad seda oma fookust niimoodi lahti lasta sellest 3D kogemusest, et siis ja olles väga teadlik, et siis on sul võimalik valida, mida sa lood siia 3D-sse. No see kõlab küll väga ahvatlevalt. No absoluutselt. Et hakata siin 3D-s looma just seda, mida soovid või plaanid, eks ju. Jah. Et kas on veel mingid näpunäiteid või sa ütlesid, et mingid praktikaid, et kuidas võiks sinna jõuda? No jah, et seal põhiline takistus on nagu see, et 3D's me oleme ikkagi selles karma kütkes. Et me kogeme oma elus kannatusi, mida me nagu ei ole valinud. Ja see on sellepärast, et me ei ole nagu lahti lasknud teatud emotsioone, mis loovad meile sellist reaalsust. Jah. Et kuigi me seda nagu teadlikult ei vali ja siis selleks, et siis me pääseksime ligi sellele oma mina
olemusele ja saaksime teadlikult tuua. Selleks siis esimene asi on nagu selline puhastumine või lahti ühendamine ja põhiliselt töö siis emotsioonidega. Et kuna see hierarhia on siis selline, et füüsiline tasand on kõige alumine, siis on emotsioonid, siis on mentaalne tasand. Aga see emotsiooni tasand loob hästi palju seda füüsilist reaalsust. Ja nüüd, kui meil on seal destruktiivsed emotsioone, siis see mõjutab tohutult meie seda füüsilise reaalsuse kogemust. Et selles mõttes on hästi oluline siis, et järjepidevalt, et kui meil tekib mingisugust negatiivset emotsiooni või meil on tegelikult ka teatud selline tavaolek nii-öelda on juba selline, mis isegi kui meil ei ole otseselt mingeid tugevaid emotsioone, et see tavaolek, kuidas me oleme nagu nii-öelda normaalsed, et see ei ole selline joovastav armastuse ja rahuseisund, mis on tegelikult meie seisund nagu loomulikult peaks olema. Et meil see loomulik seisund on mingi teine, pigem nagu mingi ärevuse foon või mure või midagi sellist. Ja nüüd, et kui sa ka seda baasemotsiooni seisundit siis lahustad, et siis sa sinu nagu võimekus teadlikult luua kasvab. Vot. Aga see oleks nagu eraldi teema. Et kuidas nende emotsioonidega töötada siis või kuidas emotsioone vabastada. Et selleks on olemas sellised teadvuse tehnoloogiad. Nii, ja ka tänase teema kohta, et kas on mingid kohad, et millest sa tahaks veel rääkida? Jah, et ma rõhutaksin seda hierarhiat. Et kui ühesõnaga kuidas me nagu tavaliselt elame või kuidas me oleme harjunud või kuidas maailma nägema, et me näemegi seda hästi füüsilisena. Ja siis, et kui me tahame teha mingisuguseid muutusi, me proovime seda teha füüsilisel tasandil. Et ütleme siis niimoodi, et kui mingi elund on haige, siis me lõikame selle sipsti välja, eks ole. Et vanasti, kui keegi ei meeldinud, siis võis ta lihtsalt ära tappa, praegu see ei ole enam okei. Nii, et kui kõht on tühis, me sööme selle täis, eks ole. Et on selliseid asju. Ja söömise vastu ilmselt väga ei saa. Aga ütleme, mis puudutab nüüd siis neid teisi asju, eriti siis meie füüsilise keha tervist, et siis mõned inimesed on juba aru saanud sellest ja ütleme, vanematel aegadel väga rõhutati seda, et see on väga füüsilise keha nagu heaolu on väga tugevalt seotud emotsioonidega. Ja võib-olla me oleme ise ka aru saanud, et kui me oleme niisugused närvilised ja siis kõik on nagu halvasti, et siis võib-olla hakkab kõht valutama või pea hakkab valutama või ühesõnaga, et see nagu mõjutab üsna otseselt füüsilist keha, et kui me oleme nagu lõdvestunud ja ei ole mingisugust häirivat emotsiooni, et kõik on nagu hästi, et siis me tunneme ennast nagu füüsiliselt ka paremini. Aga samas, nagu ma ütlesin, nende emotsioonide lahti nagu lahustamiseks on siis teatud tehnikad, aga põhimõtteliselt emotsioonid alluvad ka mentaalsusele. Et kui meil on mingi seisukoht näiteks, või mõte, et mingi asi on halb ja kahjulik või mingi inimene meile ei meeldi üldse ja me oleme sunnitud temaga suhtlema ja siis mis me oleme kohutavalt läbi pärast seda ja tegemist on vampiiriga ja ühesõnaga siis kõik need lood seal, mis need hakkavad peale, et meil on selline suhtumine, siis et kui me nagu selle ümber hindame, et tegelikult see inimene nagu ei meeldi lihtsalt sellepärast meile, et tal on võib-olla mingid väärtused, mis meie väärtustega nagu ei sobi või tal on kuidagi mingi selline energia või et siis, et kui me selle ümber hindame enda jaoks, et siis võib-olla see inimene enam ei tundu meile nii halb ja negatiivne näiteks. Või siis ka see, et me siis otsustame, et okei, et me lihtsalt siis ei suhtle. et kui ta meile ei sobi. Või üldse ka, et kuidas siis nagu suhtuda,
et noh, mentaalselt, et kui sa saad aru, et kuidas asjad on, siis lihtsalt need asjad on niimoodi ja sa ei pea nagu väga emotsionaalne olema selles. Et kui sa, eriti kui sa aru saad, et sa ei saa seal midagi muuta, siis on nagu lihtsam nagu leppida. Alguses oli ohvri rollist juttu, et mulle tundub see ohvri teema nagu küllaltki suur, et äkki on selle kohta midagi lisada, et praktiline nipp või et kuidas, et mul on tunne vahel, et inimesed ei saa täpselt aru, et mis see ohvri roll on, et kus sa ka väga igapäevastes asjades võid olla ohver, et näiteks ka noh, et ongi mingi haigus ja see haigus ei lähe ära ja siis sa oled kuidagi selle haigusega koos kangelane või on mingi lugu elus juhtunud ja sa kannad seda lugu ja arvad, et seda on õige kanda, sa ei saa sellest lahti lasta. Et noh, mina näen seda selliselt, et kui sa sellest loost lahti lased, et sa tegelikult lased lahti ka sellest ohvriks olemisest. Jaa, absoluutselt, et noh, vot siin ongi see oluline teada seda viiedimensionaalset asja, sellepärast et siin 3D-s oled ainult see isiksus. Isiksusel on igasuguseid lugusid, nii. Aga tegelikult kõik need ja siis tundubki, et mingisugused karmid kogemused, et nendel on, et me õpime sealt või sellel on nagu mingi väärtus või et me peame selle läbi töötama või tervendama, et siis me saame, et see väärtus on siis see, et me kuidagi siis kasvame paremateks inimesteks. Et me anname selle nagu mingi väärtuse, aga tegelikult noh, ma ütlen, et see on küsitav. Et jah, et üldiselt teraapias arvatakse, et sellel nagu on mingi väärtus, aga noh, ma olen nüüd aru saanud, et tegelikult kui sa selle emotsiooni lahti lased ja kui sa selle asja nagu enda jaoks mõtestad, siis selle ei ole enam mingit tähtsust sinu jaoks. Et küsimus on selles, kui palju tähtsust ja tähenduse sellele paned. Aga põhimõtteliselt, kui sul on mingisugune tõesti väga häiriv jama, et siis lihtsalt lase see lahti. See on nagu see samasugune asi, et sul on, noh, ma ei tea, mingisugune pott roiskuva toiduga ja siis sa lihtsalt nagu vaatad seda ja analüüsid seda, et miks ta siis sul seal roiskub ja siis, et mida sa sellest siis nagu õpid ja kõik see ja siis see ikka haiseb sul seal, et lihtsalt nagu viska minema, pese pott puhtaks ja nagu lõpeta see jama ära. Et täpselt samamoodi on nagu ka elukogemustega või selle ohvriks olemisega. Ja noh, et ja noh, ohvri rolli puhul on see, et ka, et jah, et ma hoian seda ohvri rolli nii kaua, kui ma siis saan aru, et mis ma siis nagu pean siis muutma või. Et noh, ka alateadlikult või ka teadlikult või mis ma pean sellest õppima. No aga sa muud ei peagi õppima lihtsalt, et võtta vastutus. Et noh, et kui sul on halb suhe, siis on sul kaks võimalust, et kas sa siis vabastad kogu aeg need emotsioone, et mida see teine inimene siis nagu nii-öelda sulle kui ohvril tekitab, eks ole. Ja siis võib juhtuda see, et siis see teine inimene kuidagi muutub või tema käitumine muutub ja ta enam ei tekita sinust neid emotsioone või see ka ei muutu või siis lihtsalt astu minema ja vabasta siis ära need emotsioonid, mis sinnamaale on olnud. Ja siis sellistes asjades, mida sa ei saa muuta, noh, ei maksa üldse noh, selles mõttes emotsioone sinna panna. Et noh, et kas sa siis lased selle nagu olla kui tapeedi või fooni, ütleme, kui sulle ei meeldi midagi poliitikas või valitsuse tasandil või siis kui sul on hea plaan, kuidas seda paremaks teha, siis osale selles ja siis noh, ma ei tea, kandideeri valimistel või õpi siis seda eriala, mis sind nagu käivitab, et selles valdkonnas siis midagi muuta. Ja kui sa ei taha midagi muuta, siis tegele lihtsalt oma emotsioonidega. Aga ära oota seda, et teised inimesed kuidagi sulle korraldaksid selle ja siis olla nagu tohutult
kuri, kui nad ei tee seda, võib-olla nad isegi ei taipa seda teha. Ja noh, lihtsalt suhtlemises ka, et tavalistes asjades, et teised inimesed ei ole sensitiivid, et nad ei oska teha neid asju, mida sa nagu võib-olla ootad neilt, et siis lihtsalt küsi, et kas sa saaksid noh, minu jaoks teha seda või teist või palu abi või midagi sellist, et noh, et see on sellised lihtsad asjad. Nii, et nüüd sai seda ohvri teemat juba täitsa palju avatud, et jah. Nii, kas on veel midagi, mida tänase vestluses soovid lisada? No ma arvan, et täna me sellega võib-olla lõpetaksime, et siis järgmine kord siis jätkame sealt seda mõttearendust. Et võib-olla räägiks võib-olla rohkem siis ka emotsioonidest veel. Ja kui kellelgi on mingeid küsimusi peale seda video vaatamist, et siis te võite kommenteerida. Okei, aitäh! Aitäh ja suurepärane!